elektrokeemia nii-öelda saavutustega me puutume igapäevaelus kogu aeg kokku. Kõigil või praktiliselt kõigil on taskus nutiseade ja nad kõik käivad aku pealt. Ja ilmselt olete ka kuulnud, et aku, mida kasutatakse, on liitiumakud. Ja see on kõige puhtakujulisem elektrokeemia. Elektriautodest on ka kõik kuulnud, nad võib-olla isegi sõitnud. Kui teil on juhiload ja te ei ole, siis ma soovitan proovida nende Elmorendi autot. See on suhteliselt odav viis proovida elektriautoga sõita. Ma olen seda korduvalt teinud ja kui on võimalik, siis ikka rendin neid. Või kui on põhjust, ütleme nii, kui oma autot ei saa kasutada mingil põhjusel. Päris vinged riistapud, eriti need suuremad. Nii et elektrokeemiaga me puutume nii või teisiti siin ja seal kokku, kuidas siis elektrist teha midagi keemiale huvi pakkuvat ja kuidas moodi keemilistest reaktsioonidest saada taas kätte elekter. Õpikus on sellest 12. peatükk, millest me ühte väikest osa üldse ei käsitle. Ühte osa käsitleme lühidalt ja akude ja patareid ehk just nimelt seesama elektriautode, mobiiltelefonide ja see teema, selle ma siis teen nädala pärast. Kui me räägime üldse elektronidest ja keemiast ja mingis mõttes võib öelda, et keemia ongi teadus elektronide ülekandumisest ühest molekulist, aatomist, ioonist teise, siis elektrokeemia kontekstis me räägime praktiliselt alati redoksreaktsioonidest, ehk siis reaktsioonidest, kus toimub oksüdatsiooniastme muutus. Ja redoksreaktsioonidest me rääkisime ka ühes esimestest loengutest, rääkisime nende tasakaalustamisest, mul oli päris pikalt see sammhaaval läbi tehtud. Meenutame siis põhifakte, oksüdeerija on see osapool, mis liidab elektrone. Kui on vaja meelde jätta, mina ise kasutan seda mnemoonilist võtet, et hapnik on tüüpiline oksüdeerija, oksügene ehk hapnik ja mida ta teeb, ta liidab endaga elektrone, temast saab -2 ioon. Vastavalt redutseerija, siis on see, mis üle jääb, see loovutab elektrone. Nende meeldejätmiseks on õpikutes ja internetis kümneid mnemoonilisi võtteid, nii et mis teile igale sobib, aga seda seost on tarvis teada. Ja edasi meenutan ka seda, et eesti keel on selline kihvt keel, kus meil on olemas nii oksüdeerumine kui oksüdeerimine ja redutseerumine kui redutseerimine. Enamikes muudes keeltes on püütud ainult ühega neist paaritest hakkama saada, inglise keeles seal hulgas. Nii et oxidation on oksüdeerumine. Kui ma nüüd kasi segan praegu jäänud. Nii või teisiti oksüdeerija redutseerub ja redutseerija oksüdeerub redoksreaktsiooni käigus, et vaadake, et need seosed teil õigesti välja tulevad. Siin on üks klassikaline reaktsioon, kui paneme tsingigraanuli hõbeda soola sisaldavasse lahusesse, siis ta kattub hõbeda kihiga. Me ütleme, et tsink tõrjub hõbeda välja, tsink on aktiivsem metall kui hõbe. Aga kui me vaatame seda kui redoksreaktsiooni, siis oksüdeerijaks on siin siis hõbejoonid. Hõbejoonid on siis oksüdeerijaks ja tsink on redutseerijaks. Ja seal juures siis tsink ise oksüdeerub, temast saavad tsingijoonid ja hõbejoonid redutseeruvad. Või me võime ka öelda, et me redutseerime hõbejoone hõbedaks. See on algselt pärit terminid just nimelt metallurgiast. Muide, redutseerimise selline hea vana eestikeelne sõna või analoog on taandamine. Ma tean, et meie orgaanikud siiamaani helistavad seda terminit ja mulle seda omajagu meeldib, et on kahju, et selline täiesti Eesti oma tüvi on ametlikust keemiaterminoloogiast välja jäetud. Nii et hapendamine ja taandamine on täiesti eestikeelsed sõnad, nende asjad kasutati veel siin 2 maailmasõja vahel. Aga praegu on ka rahvusvahelise keemiaühingu ehk JUPAC-i soovitus kasutada rahvusvaheliste tüvedega sõnu, et need terminid oleksid üheselt tõlgitavad. Nüüd selleks, et redoksreaktsioonidega paremini ümber käia, nad jagatakse tavaliselt poolreaktsioonideks.
No see on praegu lihtne reaktsioon, seda saaks tasakaalustada, käsitleda ja mis iganes ka sellise tervikuna, nagu ta on, aga keerukamatel juhtudel see on peaaegu vältimatu, et redoksreaktsioonist aru saada ja redoksreaktsiooni tasakaalustada ja nii edasi. Nii et võtame lihtsa näite varal, meil on siis oksüdeerumise poolreaktsioon, kus tsingist saavad tsinkioonid ja 2 elektroni lähevad kuhugi, me peame alati ka näitama, kuhu nad lähevad, aga selleks ongi teine poolreaktsioon. Ja redutseerumise poole peal siis hõbejoonid liidavad elektroni ja moodustub tahke hõbe. Ja tasakaalustamisest me rääkisime, siis nagu ma ütlesin semestri alguses, vaadake see teema üle, kui on meelest läinud. Ja on siis vaja korrutada neid poolreaktsioone sobivate kordajatega selliselt, et elektrone ei teki ega kao. Elektronid on mateeria ja nagu aine, ta ei teki ja kao, ainult läheb üle ühest kohast teise. Nii et meil ei tohi ka elektrone tee peal kaotsi minna või juurde tekkida. Õpikus on nendel lehekülgedel tasakaalustamisest palju kirjutatud, nii et ma ei hakka ka rohkem siinkohal sellel enam teist korda peatuma, sellest on varasemalt juttu olnud. Räägime täpsemalt elektrokeemia sellisest kesksest mõistest, see on elektrokeemiline element ehk elektrokeemiline rakk. Siin on jällegi terminid aja jooksul muutunud, nii et kui te käsitlete vanemat kirjandust, vanemaid õpikuid sealhulgas, siis seal on teistsugune terminoloogia. Kui me tõlkisime seda Atkinsi õpikut koos tartlastega, siis me vaidlesime päris kõvasti nende terminite üle, mis siis nüüd selle õpiku valguses, sest tuli mõned uued asjad sisse, mida varem oli Eestimaal üldse teistmoodi käsitletud, nii-öelda vene koolkonna või idapoolse koolkonna mõistetes, nii et natukene tuli ka leiutada uusi mõisteid ja olemasolevatele uusi tähendusi anda. Nii et mul on nüüd see loeng, siis loengumaterjalid on kooskõlas sellega, mis on õpikus, Atkinsi õpikus, aga mitte vanemates. Ja väga võimalik, et te õpite edaspidi ka siin teisi aineid ja õppejõud on harjunud selle vana või teistsuguse mõttesüsteemiga, nii et seda ma hoiatan kohe ette, et võib tulla teil vaja natuke ümber õppida, kuigi tegelikult võiks juhtida ka nende õppejõudude tähelepanu, et need, mis on praegused, on nii-öelda ametlikud Eestis heaks kiidetud terminid. Nii et elektrokeemiline element ehk elektrokeemiline rakk on siis selline seade, kus elekter ja keemia omavahel kokku saavad, kas siis tekib elektrivool nagu patareis või tehakse mingit keemilist protsessi elektrivoolu abiga. Natukene kitsam mõiste on galvaani element, see on siis selline protsess, või selline seade, kus iseenesliku protsessi tagajärjel tekib elektrivool, no taskulambi patarei, selline ühekordne patarei on kindlasti näide galvaani elemendist. Tegelikult on siin kohe üks vahe igapäeva kõnekeele ja sellise formaalse terminoloogia vahel. See ümmargune asjandus, mida te võite poest osta ja oma erineva seadme sisse panna ja mida tavaliselt müüakse nime all patarei, ongi tegelikult galvaani element, kui me nüüd terminitest räägime. Patarei niimoodi täpsemast seletuses või tähenduses on mitu järjestikku ühendatud galvaani elementi, mis siis annavad summaarselt kõrgema pinge. Tänapäeval kõige tuntumad on 9-voldised patareid, kasutatakse näiteks suitsuandurites. Kui teil on kodus, peaks kõigil olema tänapäeva suitsuandur, kui te olete sinna patareid ostnud, siis olete arvatavasti ostnud seda 9-voldilist, mida ka vanasti nimetati kroonapatareiks, võib-olla veel teie vanemad või vanavanemad selle nime all seda tunnevad. Ja need, mille pinge on tüüpist 1,5 volti, need on siis galvaani elemendid, kui me siin ranget terminoloogiat järgida. Galvaani element on siis selline süsteem, kus me oleme redoksreaktsiooniga füüsiliselt jaganud redutseerumise ja oksüdeerumise pooleks. Kui me viime redoksreaktsiooni läbi lihtsalt kusagil katseklaasis või anumas, siis me eraldi ei käsitle, et vaat siinkohal on oksüdeerumine ja siin on redutseerumine. Toimuvad samas segus, samas lahuses, on ühe ja sama protsessi 2 poolt.
aga galvaani elemendis on nad siis teineteisest füüsiliselt eraldatud ja tänu sellele ongi siis võimalik seda voolu saada või voolu ka läbi galvaani elemendist saada. Ja vaatleme ühte klassikalist elementi, mida küll praktilises elus tänapäeval ei kasutata, aga ta on ajalooliselt oli üks esimesi ja selle peal on väga palju uuringuid tehtud. Tuntakse seda Danieli elemendi nime all ja siin on meil siis tahke tsink, mis siis läheb lahusesse tsinkioonideks, üle jääb 2 elektroni ja on vasejoonid selles sinakas lahuses ja sadenevad nemad siis vaskelektroodile ja sealjuures tarbitakse 2 elektroni. Ja olulised terminid siinkohal on anood ja katood. Anood on alati see elektrood, kus toimub oksüdeerumine ja katood on alati see elektrood, kus toimub redutseerumine. Ärge jätke meelde anoodi ja katoodi plussi ja miinusse järgi. Me hakkame hiljem vaatama akusid, elektrolüüsi, täpselt teistpidi plussi ja miinusse järgi. Nii et parem õppige kohe õiget pidi ära. Jällegi mnemoonilisi võtteid on erinevaid. Mina olen jätnud selle järgi meelde, et A ja O on mõlemad täishäälikud, K ja R on mõlemad kaashäälikud. Võib-olla on teistel õpikutes või internetis teisi mnemoonilisi võtteid, aga meelde on vaja see jätta, et anoodil toimub alati oksüdeerumine või vastupidi, see, kus toimub oksüdeerumine, see on anood ja kus toimub redutseerumine, see on katood. Ühte kokku mõiste on elektroodid. Elektroodid siis on anood ja katood. Võib-olla keerukamate süsteemid on veel elektroode, aga meie selliseid süsteeme ei käsitle, meil on ainult anood ja katood. Nüüd selleks, et elektronid saaksid ka katoodi ja anoodi, nimetame praegu ruumideks või anumateks, et nad saaksid ühest teise liikuda, siis selleks peab olema 2 ühendust nende vahel. Enamasti üks on siis vedelike vahel ja teine on tahkete faaside vahel. Tahkete vahel on lihtsam realiseerida seda, mis läheb välisesse ahelasse, kust siis me saame oma elemendist selle energia elektrina kätte. Aga see sisemine, kui ta on taskulam või patarei või midagi, siis on ta tavaliselt mingi immutatud ainekiht. Ta ei ole siis nii selge, et see võib olla väljendunud. Aga sellises laboriseadmes on see niinimetatud soolasild. See on siis kas mingi peenikene toru, mis on täidetud hästi elektrit juhtiva lahusega, tüüpiliselt mingi suhteliselt neutraalne lahus nagu kaaliumnitraat või midagi sellist. Või võib olla ka spetsiaalne anum, kus on keskel selline poorne vahesein, kus ongi 2 poolt ja poorne vahesein on keskel. Muideks selliseid poose vaheseinaga anumaid on leitud väljakaevamistel Vana-Egiptuse asjade hulgas, nii et on oletatud, et juba Vana-Egiptuses tegelikult tunti galvaani elementi, aga ilmselt laiemat elektrikasutust nad ei suutnud ära tabada, kui oluline leiutis neil käes oli. Aga selline hüpotees vähemalt on, täpselt ei tea, mida sellega tehti. Oluline on veel teada seda, et need lahused ehk elektrolüüdid kuuluvad ioonjuhtide hulka ehk laengukandjateks on ioonid, mitte täiesti vabad elektronid nagu metallis. Ja sellega seoses on terve hulk efekte, ioonid ei liigu nii kiiresti kui elektronid metallis, sellest me räägime veel natukene ka edaspidi. Mu siin esimesel slaidil avalehel on üks ka pilt ühest galvaani elemendist, selline ilus ja värviline. Siin on siis 2 erinevat lahust ja siin on see soolasild lausa mingisuguse soolaga, tahke soolaga ja ilmselt siis veega täidetud sellise toru kujul, mis siis selgelt võimaldab näha, kuidas ta välja näeb. Ja samas siis ta võimaldab ioonidel tasapisi liikuda ühelt poolt teisele poole, aga ta ei takista nende lahuste segunemist, ei toimu kohest segunemist, see siis võimaldab selliselt eraldada need elektroodiruumid üksteisest, nii et nad on elektriliselt siiski ühendatud. Üks oluline mõiste siinkohal on potentsiaal.
See on siis elemendi potentsiaal, see iseloomustab selle reaktsiooni võimet elektrone transportida läbi selle välise ahela. Seda me mõõdame voltides ja tihti aetakse ka nad segamini kõnekeeles pinge ja potentsiaal, aga kui me rangelt vaatame ja sellest tuleb me täna veel pikalt juttu, siis tuleks nendel asjadel siiski vahelt teha. Volt, kulon ja džaul on sedamoodi muide omavahel seotud. Selle seosega võib vahel mõnes ülesandes olla midagi peale hakata. Teisest küljest potentsiaal on seotud selle tööga. Me rääkisime, meil oli paisumistöö, meil oli soojus ja siis ma rääkisin, et on olemas veel mittepaisumistöö, näiteks elektriline töö. Nüüd me oleme selle tööliigi juures, elektrilise töö juures. Ja see on siis see maksimaalne, ütleme siis ka elektriline töö, mida element suudab teha. Ja kui te vaatate tagasi sellesse peatükki, mis oli meil mõni nädal tagasi, siis seal me defineerisime, et kipsi energia on samuti maksimaalne mittepaisumistöö, mida see suudab teha. Nii et me oleme jõudnud sellisesse kohta, et mittepaisumistöö, kipsi energia ja elemendi potentsiaal on tegelikult kõik omavahel seotud. Ja me saame sellise valemi, mida on aeg-ajalt arvutustes vaja, me teeme kohe ka ühe näidisülesande. Delta G, mis selles reaktsioonis, mis meie patarei on võimeline välja andma, see on siis seotud ülekanduvate elektronide arvuga, 1 mooli elektroni laenguga kulonites ja selle elemendi potentsiaaliga. Praktikas on see asi, kui te vaate voltmeetri patareile peale, mitu volti ta näitab, see on see potentsiaal siis. See F-Faradi arv tuleb meil edaspidi väga mitmel pool ette. See on siis 1 mooli elektronide laengu absoluutväärtus kulonites ja see on tema arvuline väärtus natuke alla 100 000 kuloni 1 mooli elektronide kohta. Meenutan, et kui teil jookseb juhet mööda elektrivool 1 amper, 1 ampri te saate näiteks, kui te panete kusagil paarisaja vatise seadme 220 voldisesse seina, siis jookseb teil 1 sekundiselt läbi 1 kulon. Nii et seega, et 1 mool elektrone teie seadmest läbi jookseks peaks ligi 100 000 sekundit ootama, see on päris pikk aeg. Nii et tegelikult 1 mooli elektronide laeng on päris suur. Nüüd, kui meil välist ahelat voole läbi, oleme poest ostnud uue galvaani elemendi, nimetame teda siis korrektselt, paneme sinna voltmeetri külge, vaatame, mis ta näitab ta tavaliselt veidi üle 1,5 voldi ja voolu ei läbi, seda nimetatakse nullvoolu potentsiaaliks, kui me ei koorma oma elementi mingisuguse tööga. Varasemas kirjanduses nimetati seda elektromotoorjõuks, mitte ainult eesti, vaid ka inglise keeles electromotive force. Rahvusvaheline elektrokeemiaühing, siuke asi on ka olemas, umbes aastat 5 või 7 tagasi otsustas, et kuna see ei ole jõud, see ei ole midagi seoses Newtoni mehaanikaga, eks ju, kiirenduste ja nende asjadega, siis on see eksitav termin ja tuleb asendada kõikides keeltes. Nii et see on selline keeleline revolutsioon, võite jällegi rääkida ka teistele õppejõududele, kes seda võib-olla ei tea ja saate nad nüüd küsima, kui keegi teil elektromotoorjõust hakkab rääkima, niikuinii hakkab. Sellepärast, et see ei ole mitte minu või Tartu elektrokeemikute fantaasia, vaid see on nii-öelda elektrokeemiaühingu, rahvusvahelise elektrokeemiaühingu otsus. Nii et siis eestikeelne termin on meil nüüd siis nullvoolu potentsiaal. Ta on tehniliselt täpsem, aga väga võõrapärane, eriti kes on varasemate terminitega aastakümneid harjunud. Kui me paneme oma ostetud galvaani elemendile mingi koormuse taha, paneme ta taskulampi ja lambi põlema ja jätame selle voltmeetri sinna külge, siis see voltmeetri näit langeb. Kui hakkame reaalset energiat tarbima, siis tema potentsiaal läheb kohe natukene madalamaks.
Seda on oluline teada ka praktilise rakenduse seisukohalt. Kui meil on kõik koostisosad standardolekus, see, mis ostate poes, seal kindlasti ei ole, aga see, mida me siin piltide peal näitasime, kui on standardolekus, lahustused on ühemolaarsed, gaasid rõhu all 1 baar, vedelikud tahked ained on puhtad ained ja temperatuur on +25 Celsiust, siis me nimetame seda standardseks nullvoolu potentsiaaliks. Ja kui meil on teada meie reaktsiooni delta G0 ehk standardne kipsienergia, siis me saame sellest otse arvutada E0. Tegelikult elu on vastupidine. See on praktikas just kõige lihtsamaid ja praktilisemaid viise delta G-de leidmiseks. Nii et kui te loete teaduskirjandust, ma olen seda aeg-ajalt pidanud selle teemaga ka ennast kursis hoidma ja vaadanud, kuidas need delta G-d siis on leitud, siis enamasti tänapäeva vähegi keerukamate reaktsioonide korral üritatakse see reaktsioon läbi viia galvaani elemendi kujul, mõõta sealt potentsiaal, sellest saab hästi mitu kohta pärast koma ja sealt saab siis tagasi arvutada delta G. Nii et see on enamasti see praktiline viis asjadega ümber käia. Ja Danieli element oli meil siin paar slaidi tagasi, Bask-Zink-süsteem siis, näiteks sellel on 1,10 volti. Nüüd teeme ühe näidisülesande, kui meil ei ole standardsed kontsentratsioonid, ei ole ühemolaarsed lahustused, vaid on mingisugused teised. Oletame, et keegi siis tegi oma laboris valmis sellise elemendi, pani sinna voltmeetri taha ja sai teada, et see oli 1,04 volti. Ja vaatame siis, palju selle kipsi energia on. Ülesannet lahendada on üsna triviaalne. Valem oli meil olemas ja ainuke asi, mida on vaja teada, on ülekanduvate elektronide arv, see N. Ja me eeldame, et see delta G kandub üle siis, kui meil on nii mitu mooli igat komponenti, kui palju on reaktsiooni võrrandis koefitsiendid, nii et siis 1 mooli tsingi ja 1 mooli vasejoonide reaktsioonil meil kandub üle 2 mooli elektrone. Ja valem oli olemas, valem on väga lihtne, paneme arvud sisse, 2 mooli, Faradi arv on alati sama, 1,04 volti tuli ülesande tingimustest, saamegi 2 × 10⁻⁵ kulonit korda volti ja asja ma just näitasin, et kulon, volt ja joule on omavahel seotud, nii et saame siit kilojoulides 3 kohta siit maha ja mul on siin näpukas. See peaks olema pluss, 5 arvud olid piisavalt suured ka, jah. Nii et ma pean siin ilmselgelt ära parandama. Ja kuna delta G on negatiivne, see näitab seda, et tegemist on antud suunas iseenesliku reaktsiooniga, mis on ka kooskõlas selle teadmisega, et tsink on aktiivsem metall kui vask, nii et niipidi see reaktsioon meil tõepoolest ka kulgeb. Meil on vaja viisi, kuidas panna kirja, millest meie galvaani element koosneb. Selleks on jällegi rahvusvaheline standard olemas. Ei hakka joonistama seda keerulist pilti kõigi nende anumate ja soolasildadega, vaid on olemas selleks kompaktne kirjapanemise viis. Ja eri faasid, meil on reeglina lahuse faas ja elektroodifaas ja siis on see soolasild moodustab eraldi faasi. Ja vahel on veel keerukamad elemendid, võib olla veel mõni komponent, mis moodustab eraldi faasi. Iga faasi me eraldame teisest püstkriipsuga ja selline reaktsiooni osa, vahel on see vajalik, mis ei osale ise reaktsioonis, näiteks pannakse mingisugusest mittereageerivast metallist elektrood veel lahusesse. See tegeb kõige ette või kõige taha ja ülejäänud asjad käivad sinna vahele. Ja selle koha peal, kus on elektroodiruumid ehk katood ja anood eraldatud, tehakse 2 püstkriipsu. Ja positiivse, enamasti me väljendame ju, et meil on nii mitu volti, on siis nullvoolu potentsiaal positiivne, siis kirjutatakse negatiivne elektrood algusesse ja positiivne lõppu.
Vaatame, mis see praktikas tähendab, see oli meie Danieli element, mida me just äsja käsitlesime. Kirjutatakse üles selliselt. Negatiivne elektrood on meil siis tsink, see kirjutatakse kõige vasakule, püstkriips, siin on siis faaside eralduspind tahkest, tsingist me lähme üle vedelasse tsinkiooni sisaldavasse lahusesse, siin on meie tsinkioonid, praktikas ta on mingi sool, nitraat, kloriid, midagi reaalset, eks ju, aga see ei ole reaktsiooni seisukohalt oluline. Soola-silla keemilist koostist me reeglina ei märgi, kui selleks ei ole mingit erilist põhjust. Nii et lihtsalt 2 kriipsu siia, me teame, et siin on kas poolne vaheseim soolasild vahel. Ja nüüd me oleme siis juba katoodiruumis. Siin on meil siis vaseioone sisaldav lahus, see on siin sinisega joonistatud, ja metallilist vaske sisaldav või temaga kaetud elektrood, ja see on siis pluss, ja antud juhul ta on katood. Ja võime kirjutada siia taha veel, kui palju on kogu selle süsteemi elektromotoori nullvoolupotentsiaal. Nii et see on selline kirjapilt, mida me edaspidi kohtame, kuidas panna kirja Galvani element. Ja neid peab oskama interpreteerida või ka ise kirjutada siis mingi reaalse elemendi järgi. Vasakpoolsel reaktsioonil siis toimub, vasakpoolsel elektroodil, toimub oksüdeerumine, parempoolsel redutseerumine, nii et võttes nüüd sellesama tsinkvask näite, siit me saame kohe kindlaks teha, et oksüdeerumine on siinpool, järelikult tsink oksüdeerub tsingiioonideks ja järelikult redutseeruvad vaseioonid vaseks. Nii et kui me teame seda järjekorda, me saame kohe õiget pidi kätte õiged poolreaktsioonid. Ja võime need muidugi kokku summeerida, elektronid taanduvad välja ja oleme tagasi selles reaktsioonis, mida me oleme mitu korda täna näinud. Ja kui on lisaks märgitud, et meil on positiivne nullvoolupotentsiaal, suurem kui 0, järelikult delta G on negatiivne, kust me seda järeldame vaat sellest samast valemist, et siin on miinus sees, need arvud on ikka alati positiivsed. Nii et kui E on positiivne, siis tuleb delta G negatiivne ja negatiivne delta G vastab iseeneslikule reaktsioonile. See reaktsioon kulgeb nii pidi, nagu siin kirja on pandud. Kui oleks märgitud, et on miinus, siis ilmselt toimuks selle pöördreaktsioon, aga selleks me peaksime siis kusagilt väljastpoolt energiat juurde andma, et see nii-öelda ülesmäge vastupidi delta G-le toimuks. Nii, akud ja patareid. Nagu ma ütlesin, reaalsete patareide näited, mis mul tavaliselt oleks siin slaid või 2 edasi tulnud, ma jätan nädala pärast näitamiseks, mul ei ole neid täna kaasas. Siis räägime reaalselt sellest, mida akude ja patareidega ka nende säästmiseks peale hakata. Aga praegu siis mõned olulised mõisted. Primaarpatarei on siis selline galvaani element, nagu te lähete poest, ostate taskulambi patarei, panete sisse, kasutatakse üks kord ja saab tühjaks. Viskate ära või kui olete korrektselt, viskate nendesse taaskasutusanumatesse, mida siingi maja peal, ma siin majas ei tea, kus ta on, Tootjauste majas on kohe all repikojas, paremat kätt kui sisse tulla. Sekundaarpatarei ehk aku on siis selline, mida on võimalik korduvalt laadida, tüüpiliselt mitusada, parematel akudel mitu tuhat korda ja sellisena siis on ta vähemalt ainete kasutamise mõttes kindlasti ökonoomsem. Eraldi eristatakse veel kütuseelementi. See on ka põhimõtteliselt primaarpatarei, ehk siis teda ei laadita, aga idee on selles, et lähteaineid saab pidevalt juurde panna. Taskulambi patareisse seda midagi juurde ei pane keset lambi kasutamist. Aga kütuseelemendid kasutavad põlevkütuseid, vesinikku, metanooli, metaani, isegi piiritust
Ja sellest on juba aastaid olnud juttu, et kohe-kohe me enam ei pea mobiiltelefone laadima, vaid sinna piiritust sisse valama hakkama. Aga ma ei ole siiski kuulnud, et ükski neist väljatöötlustest oleks jõudnud nii-öelda turule. Aga selliseid lubadusi on tulnud siin viimasel aastakümnel, ma olen ka rohkem kui Juskot seda kuulnud. Kütuseelementidel autod on esimesed liikvel, mitte küll veel Eestis. Soomes on hetkel lähim vesinikutankla ja siin oli ka, neid natukene näidati Eestis mõned aastad tagasi. Toyota minu teada teeb, siis ta on müstiliselt kallis, ta on selline tavaline sõiduauto mõõtu ja maksab üle $50,000. Tõsi küll, vähemalt USA-s nad müüvad teda klausliga, et vesinik on hinna sees. Ehk lähete tanklasse tankiti ja kui vaja on, ilma tahata. Aga seal on siis veel küllaltki kallid tehnoloogiad, aga mine sa tea, võib-olla mõne aja pärast tulevad nad meile ka. Muide, Eesti esimene vesinikutankla ehitatakse kuhu? Tõenäoliselt ei arva seda ära, kui te kuulnud ei ole. Mitte suuri Tallinna kesklinna, nagu saavad Pärnusse. Ja see on väga praktiline aspekt, nende läbisõit on kusagil mõnisada kilomeetrit ühe tankimisega. Helsingis on ja Riias on. Ja nende vahele on ka vaja ühte punkti. Nii et see on teada, et Pärnusse tuleb Eesti esimene, või on äkki isegi valmis, ma ei ole küll kuulnud, oleks mingi kõva lärmi selle ümber löödud, aga Eesti esimene vesinikutankla. Kütuseelemendist pikemalt on õpikus tervelt 2 leheküljel. Kui teil huvi on, siis lugege. Primaar- ja sekundaarpatareidest räägime järgmises loengus ja saate neid oma käe katsuda ka. Tuleme tagasi oma galvaani elemendi ja standardpotentsiaali mõiste juurde. Seni me oleme rääkinud elemendist kui tervikust, paneme voltmeetri külge ja vaatame, mis seal on. Aga tegelikult saab selle jagada anoodist tingitud potentsiaaliks ja katoodist tingitud potentsiaaliks. Ja see elemendi potentsiaal on nende 2 vahe tegelikult. Ma vaatan, siin on ilmselt erinevate PowerPointi versioonide vahel, mul joonis natuke segamini löödud, aga vast siiski tabate enam-vähem ära. Ja jällegi, kui kõik ained on standardolekus, siis on tegemist standardpotentsiaaliga ja standardpotentsiaalidel on kokkuleppeline nullpunkt. See on samuti, nagu me kõrgusi mõõdame. Me peame kusagil kokku leppima, et on 0. Me võiksime kokku leppida, et see on Brüsseli raekoja ees näiteks, aga millegipärast on kokku lepitud merepind. See on igal pool kergesti kättesaadav. Ei tea, muidugi sügavalt ise ma ei olegi kergesti kättesaadav merepind, aga mingi muu pind ka ei ole, kui maapinna kõrgused muutuvad. Nii et siis samamoodi on siin vesinikelektrood kokku lepitud ja siin on siis nüüd pilt, mida vesinikelektrood endast kujutab. On küllaltki abstraktne riistapuu. Pean tunnistama, et mina vist ei ole oma silmaga ühtegi näinud. Peale selle, mida me teile kohe videos näitama hakkame, aga niimoodi laboris. Idee on siis selles, et meil on anum, kus on mingi ühemolaarne happelahus, ehk siis on saavutatud vesinikioonide kontsentratsioon ühemolaarne. Edasi sinna pumbatakse läbi sobiva konstruktsiooni vesinikku rõhul 1 atmosfäär. Ja nüüd ongi näide inertsest elektroodist, meil on plaatinatraat. See plaatina ise ei teki või kulu ega lisandu selle reaktsiooni käigus, ta on ühenduse saamiseks. Selle plaatina pinnal siis toimub põhimõtteliselt see reaktsioon. Vesinikioonid, nüüd sõltub, kas ta on anood või katood konkreetses galvaani elemendist, ta ei olla mõlemas suunas see reaktsioon. Ka vesinikioonidest elektronide liitrile saab vesinikumolekulid või vastupidi. Selle kohta on mul üks väike video ka, kestab 1 minuti umbes, 1:03. Vaatame ta ära, kuidasmoodi praktikas see vesinikelektrood välja näeb. Siin oli vist mingi jutt ka taga, vaatame, kas see ka tuleb.
Aga enne veel, kui ma ta käima lasen, me näeme siin ära selle galvaani elemendi, ja siin on mingi ilmselt vase, ma arvan, see on vasssulfaadi lahus väga tõenäoliselt, vase osalusega lahus. Siin me näeme, kuidas see vesinikelektrood olema hakkab ja soolasild on tehtud mingi poorse materjalist, mis on immutatud sobiva lahusega. Ta vist ka näitab, kui ma õigesti mäletan, ta näitab kõiki neid komponente ka. Nad siis pumpavad seda läbi või lasevad balloonist tegelikult, eks ju. Siin on näha, kuidas see vesinik siis tuleb. Nii et selline riistapuu on meil siis vesinikelektrood. Nüüd, kui me räägime nendest erinevatest potentsiaalidest, siis mulle meeldib just kõrguste vahe analoogia. Nagu ma juba rääkisin, eks ju, kõrgustel meil seda nulli me lepime kokku merepinnaga, kui me kusagil laboris töötame, võime ka näiteks lauapinna leppida nulliks, mis on meil midagi on allpool ja midagi on ülevalpool. Ja mul on siis selline analoogia pilt siia toodud. Kujutame ette, et meil on laboris eri kõrgustel 3 anumat, mingi vedelikuga, näiteks veega täidetud, ja me lepime kuhugi kokku, et on 0. Kuna elektrooni potentsiaalid on nii plussi kui miinusega, siis lepime seda kuhugi keskele, antud juhul see peaks mingi lauapind olla, ja see on täiesti kokkuleppe küsimus. Kõrgustel siis merepind võib ta, eks ju, olla, või labori lauapind olla, ja potentsiaalide korral on see vesinikelektrood. Ja kõrgus sellest pinnast, selle analoogia on siis selle potentsiaali väärtus. Siin on mul mingisugused kujuteldavad arvud märgitud. Oletame, et selle vedeliku pind, need on riiki täis, jah? Vedeliku pind on siis näiteks 0,9 meetrit lauast kõrgemal, see on 0,3 meetrit lauast kõrgemal, ja see on 0,7 meetrit lauast madalamal, oleme panta põrandale ja natukene anume enda kõrgust ka. Kui me ühendame 2 anumat toruga, kui ta on muide vedelikku täis, ta läheb üle, olete võib-olla sifoonist kuulnud, ei pea tingimata alt ühendama, vahet ei ole. Ja siis hakkab vedelik voolama ühest anumast teise, mida suurem on kõrguste vahe, seda ägedamalt voolab. Ja kui me monteeriksime siia vahele veel mingi vesiratta, siis me võiksime selle süsteemi enda heaks veel tööd tegema ka panna muu hulgas. Me saame sealt kätte seda rohkem energiat ja suurem on kõrguste vahe. Antud juhul siis on see 0,6 meetrit, 0,9, 0,3. Lahutame maha, saame kõrguste vahe. Kui me ühendame teised 2 anumat omavahel, siis on meil kõrguste vahe suurem, 1,6 meetrit. Ja saame võib-olla tugevama veevoolu sealt kätte. Ja nüüd täpselt sama analoogia peale me saame ehitada oma potentsiaalide mudeli. Kui te nüüd vaatate, ma siin klõpsin, näete 2 vaate vahel, mul muutuvad hulka tähiseid. Siin on mul veel kõrgused kõik meetrites ja siin on mul juba elektroodid on voltides, näete pildi peal midagi muud ei muutu. Eks meil ei ole tegelikult vahet, kas me opereerime kõrguste ja meetritega või me opereerime elektroodi potentsiaalide ja voltidega. Kusagil on lisatus kokkuleppeline 0. Ja me võime siis öelda, et kui me sellest rohelisest lahusest ja punasest lahusest või elektroodist teeme omale galvaani elemendi, siis me saame 1,6 volti nullvoolu potentsiaalina kätte. Mida positiivsem on potentsiaal, seda paremini tarbib see poolreaktsioon elektrone, seda tugevama oksüdeerijaga on siis tegemist. Ja vastupidi, mida negatiivsem on potentsiaal, seda tugevama redutseerijaga on tegemist. Nii et siin on meil ikka sama vase ja tsingi näide, mida me oleme täna juba hästi palju kordi vaadanud, aga nüüd on nad kirjutavad mõlemad ühte pidi välja. Vaskjoonid pluss 2 elektroni tekib vask, tsinkjoonid pluss 2 elektroni tekib tsink. Vesinikelektroodi suhtes esimene neist reaktsioonidest on pluss 0,34 volti, ehk ta on nii-öelda lauast kõrgemal piltlikult öeldes, teine on 3/4 volti miinusse poole peal, ehk kõrguse mõttes ta oleks lauast madalamal. Kumb siis on sel juhul tugevam oksüdeerija, kas vask 2 või tsink 2?
See, mis on positiivsem, on tugevam oksüdeerija. Nii et antud juhul siis ilmselt vask 2. Kui me ühendaksime need 2 galvaani elemendiks, mida me oleme siin varasematel slaagidel juba rääkinud, siis ongi nii, et vask 2 hakkab oksüdeerima ja hakkab oksüdeerima tsinkioonideks. Ehk siis see reaktsioon jookseb tegelikult vastupidises suunas, kui siin kirjas on. Standardpotentsiaalid on mõõdetud väga-väga paljude süsteemide jaoks. Suured teadmikud sisaldavad 10 lehekülgede kaupa neid väärtusi. Ja siin on üks väike väljavõte õpikust, on see tabel pärit, võib-olla natukene kärbitud. Näete, vesinik on siin keskel definitsiooni järgi siis 0. Ja kui te vaatate, siis et kõige tugevamad oksüdeerijad, mis meil on fluor näiteks. No kõik ütlete, et fluor on tugev oksüdeerija. Ja liitium, naatrium, nelismetallid on kõige tugevamad redutseerijad. Kuigi siin on ka teisi huvitavaid, mitte enam nii tugevaid, aga siiski näiteks hõbejoon on ka päris tugev oksüdeerija. Natuke tugevam kui permanganaatioon, mida palju laboris oksüdeerijana kasutatakse, muidugi see on palju odavam kui hõbe, nii et ilmselt on ka praktilised põhjused selleks. Ja alles siis tuleb kloor näiteks. Nii ei saa päris öelda, aga ütleme siiski, et umbes 2 korda on vahet. Miks ei saa öelda, et 0 on kokkuleppeline? See on, võime öelda, mingi mägi on 2 korda kõrgem kui teine mägi. Kui me otsustame, et me mõõdame seda kusagilt mäejalamilt, siis muutub see pilt kohe oluliselt, eks ju. Nii et see on definitsiooni nullpunkti küsimus. Nii et mis see on? Fluor, kloor, hapnik, broom. Hapnik teises reaktsioonis. Siin tuleb vesinik. Muide veel üks hapniku osalusega reaktsioon juba redutseerija poole peal. Ja siin siis juba tugevad redutseerijad naatrium, liitium, tsink, raud, plii. Nii et neid arve läheb teil edaspidi ka palju vaja, kes võtavad kevadsemestril organiline keemia 1, seal me töötame nende arvudega päris palju ja nende poolreaktsioonidega ka. Sellel on kõigel oma seos perioodiliiuse süsteemiga. Näete, fluor kõige tugevama oksüdeerijaga on meil siin oma tuntud nurgas. Siin on jällegi värvustega tähistatud erinevad vahemikud, sellised +1 komaga on roosad, nullikandis ja natuke negatiivsed on pruunid ja tugevalt negatiivsed on sinised, siin veel erinevad variandid, siin veel mõned rohelised plussiga natukene ka. Nii et näete ise jällegi taas, et leelismetallid, leelismuldmetallid on redutseerijad, halogeenid, hapnik on oksüdeerijad, taas kord üks kinnitus sellele juba palju ka varasemalt räägitud asjaolule. Arvutame siis ühe natuke teise elemendi, siin on meil nüüd tsink ja hõbe, oleme tsinki ja vaske juba hästi palju käsitlenud, võtame tsink ja hõbe, tsinkioonid, hõbe, palju on selle standardpotentsiaal ja selleks me võtamegi selle sama tabeli ette, mis meil siin on, või tema mõne muu kujutise väljatüki kusagil või õpikust või internetist ja otsime üles need vastavad poolreaktsioonid. Saame teada, et üks on -0,76, teine on +0,80 ja nüüd on oluline teada seda, et kuigi see reaktsioon, antud juhul see hõbeda oma, on kirjutatud vastupidi sellele, mis tegelikult toimub, kuigi seda hõbeda reaktsiooni kulub 2 korda rohkem kui seda tsingi reaktsiooni, me ei muuda ühtegi märki, me ei korruta midagi mingi koefitsiendiga läbi. Me lihtsalt lahutame ühest potentsiaalist teise. Hämmastavalt sageli tudengid selle kõige lihtsama asja jätavad tegemata, üritavad kuidagi keerulisemalt asju ajada. Nii et see on kõrguste vahe. See, kui meil üks anum on 2 korda suurem kui teine anum, sellest kõrguste vahe mitte mingil määral ei sõltu. Sellest, kui ühest voolab välja, teise voolab juurde, sellest kuidagi meil kõrguste vahe ei sõltu. Kui meeldame, et on piisavalt suur anum ja see voolamine on piisavalt aeglane.
Nii et kõrguste vahe on kõrguste vahe, potentsiaalide vahe on potentsiaalide vahe. See, et midagi on rohkem, midagi on vähem, mõni käib niipidi, mõni käib teistpidi, see ei mõjuta seda, mis potentsiaali peal miski on, samuti nagu seda, mis kõrgusel miski on. Nii et lihtsalt lahutame ühest teise ja saame 1,56 volti. Kui teil on võib-olla vanemat tüüpi, võib-olla teie vanematel või ma ei usu, et praegu teil niisugust osta on võimalik elektriline käekell, siis see võib olla hõbepatarei. Ma neid koodnimetusi peast ei tea, aga see oli kuidagi levinud veel 10-20 aastat tagasi. Siis suht kallis patarei tüüp, see on hõbe on seal sees või hõbedajoonid. Ja ongi 1,55 volti, nii et see ei ole standardkontsentratsioonid, eks ju, aga näete, et see on täiesti praktiline süsteem, mis just umbes seda tüüpi reaktsioonil põhineb. See on veidi keerulisem, aga põhiidee on see. Nii, üks mõiste, millega te kindlasti olete juba koolist tuttav, on pingerida. Eks, elemendid olid kuidagimoodi reas ja mäletate, mis on aktiivsem, mis on passiivsem, mis tõrjub mille välja. Vaatame, kus see pingerida üldse pärit on. Mida negatiivsem on potentsiaal, see tugevam redutseerija ta on. Ja mida positiivsem, siis seda nõrgem. Ja näiteks kuld ei ole enam võimeline vesinikku redutseerima. On see, miks tavaliste hapetega ei saa lahustada kulda. Ja seesama rida ongi tegelikult selline teaduslikum kujutis pingereast. Tavaliselt koolis on seal ainult metallid kirjas, aga tegelikult saab sinna panna ka mittemetallid ja keerukamad ioonid. Ja see ongi tuntud siis kui pingerida, kui nad on pandud niimoodi kenasti standardpotentsiaali järjekorda. See lihtsam variant, mida te nüüd koolist tunnete, on jäetud ioon ära, jäetud siis eeldatud kõige tavalisemat oksüdatsiooni astet ja siis jäetud ära ka mittemetallid, et mitte pilti keeruliseks ajada. Ja saadaksegi metallide pingerida, ta on pikemaid ja lühemaid, siin on need metallid, mis meil seal tabelis olid. Mõnes koolivariandis on rohkem neid metalle toodud, aga idee jääb selleks samaks, tugevamad redutseerijad on vasakul, vesinik on kusagil siin, no praktiliselt tugevamaid on rohkem kui neid nõrku, nii et see vesinik jääb siia kuhugi parema otsa poole natukene. Ja tüüpiliselt hõbe, vask ja kuld, tegelikult on seal veel plii ja mis seal kõik veel on, plii on natuke enne vesinikku siiski, aga jäävad siis vesinikust tahapoole. Need on siis need, mida hapetes lahustada ei õnnestu. Lämmastikhappes õnnestub osad, vaske näiteks, aga see on pikem jutt. Nii et see ongi selle pingerea taga, ei ole midagi muud kui need elemendid siis pandud vastavate poolreaktsioonide järjekorda. Peatükis tasakaal esines meil selline valem, delta G on miinus RT ln K ja käesolevas peatükis selline valem ja kuna see on sama delta G, siis me võime selle kokku panna ja saada sellise ühendatud valemi ja siit edasi avaldada tasakaalukonstandi logaritmi ja mida see meile annab, kui me teame oma elektroodi potentsiaali, teame, mitu elektroni seal üle läheb, mis temperatuuril see toimub, F ja R on konstandid, siis me saame arvutada välja selle reaktsiooni tasakaalu konstandi. See on jällegi, nagu ma ütlesin, tihti delta G-d mõõdetakse tegelikult galvaani elemendist, nii samamoodi tasakaalu konstant arvutatakse samast delta G-st ka edasi välja. Teeme jällegi väikse näite. Siin on siis selline reaktsioon hõbekloriid ja ta ei teegi midagi väga erilist, on halvasti, just väga halvasti lahustuv aine, aga natukene ta ikkagi lahustub ja tekivad meil siis hõbeda ja kloriidi ioonid lahusesse. See on lahustuvuskorrutise teemaga seotud, mida me vaatame järgmises loengus. Ja selleks meil ei olegi rohkem vaja, kui leida tabelist mõned poolreaktsioonid. On olemas nimelt hõbekloriidist
metallilise hõbeda ja kloriidioonide tekkimise poolreaktsioon tabelites ja lihtsalt hõbedaioonid ja metalliline hõbe. Ja siit me nüüd saame näete need hõbedad nii-öelda välja taandada. Pöörame teise reaktsiooni ringi, liidame kokku ja saame hõbekloriidtahke, elektronid taanduvad välja, hõbetahke ja kloriid miinus salumisest, siis hõbedaioonid, jah, need tulevad siit ja kloriidioonid tulevad siit. Nii et kui ma siit veel korra näitan, siit tulevad meil need, siit need, siit need. Kui me alumise pöörasime ringi, siis need me saame välja taandada ja samamoodi elektronidega. Solisin selle slaidi ära. Nii, üleminevate elektronide arv on 1 või 1 mool, kui meil on 1 mool kõiki aineid. Ja summaarne E0 on nende kahe vahe ja antud juhul siis tuleb jällegi õiget pidi lahutada, nii et saame selle miinusmärgiga, miinus 0,58 ja edasine on puhas töötasku arvutiga. Siin on mul need arvud pandud ja saame 1,6 kord 10 astmel miinus 10. Nii et sellise reaktsiooni tasakaalu konstant minu seda võib olla väga raske mõõta, sellepärast et kui midagi on kontsentratsiooniis miinus 10. astmes molaarne, siis seda leida, mitu jooni seal lahuses oli, on õudselt raske. Teil on vaja väga tundlikke meetodeid, see ei pruugi üldse lihtne olla, aga niimoodi redokspotentsiaalide kaudu on võimalik selliselt pealtnäha täiesti elektrokeemiasse üldse mitte puutuva reaktsiooni tasakaalu konstant leida. Nii et küllaltki selline omapärane K5 neid asju rakendada. Ja jõuamegi ühe elektrokeemia keskse võrrandini, mida nimetatakse Nernsti võrrandiks. See siis seob nullvoolu potentsiaali ja reagentide kontsentratsiooni. Me oleme seni, kusagil on olnud meil taustal selline vaikiv eeldus, et kõik on standardolekus, kõik lahused on ühemolaarsed. No praktikas, kui teil on midagi vaja teha, siis te võite kasutada erinevaid lahusseid. Vahel ei olegi võimalik, aine ei lahustugi nii palju, et ühemolaarset lahust teha. Nii et sellisel juhul tuleb siis kasutada Nernsti võrrandit. Ja mida see teeb? See võtab standardse elektroodi potentsiaali ja lahutab sellest ühe väikese parandusliikme. Reaalselt need arvud mängivad välja selliselt, et see lisaliige on üsna väikese arvväärtusega. Harva, kui ta tuleb üle poole voldi, enamasti on ta mingi 0,1 volti või midagi sellist. Ja mis asi on Q? Q oli meil tasakaalu peatükis, see oli meil reaktsiooni jagatis. See on siis saaduste kontsentratsioonid, jagatud lähteainete kontsentratsioonid, nende korrutis ja vastavate astmenäitajatega, millised on reaktsioonivõrrandi koefitsiendid. Nii et sellega, ja kuna siin on ka temperatuur sees, siis saamegi arvutada muudes kui standardtingimustes oma elektroodi või ka terve galvaani elemendi potentsiaali välja. Siin on meil näidisülesanne, see on õpiku näide, kus siis on arvutatud see galvaani elemendi kui terviku jaoks. Sama Danieli element, tsink ja vask, mida me oleme siin juba üsna mitu korda uurinud täna, kui tsinkioonide kontsentratsioon on 0,1 molaarne ja vasejoonid 0,001 molaarne, temperatuur standardne. See oli meie reaktsioon, mäletate veel, tsink, ioonid, vask, see oli esimene galvaani element, mida ma teile täna näitasin siin ekraani peal. Ja see on siis vastav reaktsioon, tahke tsink, vasejoonid, tsinkioonid, vask. Ja reaktsiooni jagatise siis saame, kui me produktid korrutame lugejasse ja lähteained nimetajasse. Miks ei ole siin midagi tahkest, tsingist ja vasest? Sellepärast, et puhaste ainete aktiivus on definitsiooni järgi 1. Edasi me kasutame lähendust, et aktiivus võrdub kontsentratsiooniga.
See, kuidas see tegelikult mitte tõsi ei ole, on jällegi meil järgmise semestri orgaanilise keemia 1 teema, aga võime hetkel sellise lihtsustuse läbi lasta. Ja sellisel juhul ei ole meil muud kui need 2 arvu omavahel jagada, kuna arvud olid ümmargused, on ka jagatis ümmargune, on tema 100. Ülekantavate elektronide arv on 2. Ja saame arvutada E0, see on nüüd tabeli andmetest või teadmiku või interneti andmetest. Ja kasutame Nernsti võrrandit, see on meie Nernsti võrrand siinkohal. Ja siin on juba arvud asemele pandud. Ja näete, see parandusliige on üsna väike, 0,0059 volti. Kui te teete Nernsti võrrandiga arvutusi, ma ei tea, kas sel semestri võib-olla ainuke varianti koht on, kui me seda teeme, on võib-olla juba eksamil, siis arvestage, et parandusliige ei saa olla 10 või 100 volti. Ta on alati selline üsna väike, kui meil on suured reaktsioonipotentsiaali koefitsiendid, ta võib minna see 0,5-0,6 voldi kanti. Ma ei mäleta, pole siiagi üle 1 näinud seda arvu teasetes ülesannetes. Nii et alati siis, kui te tuleb see parandusliige 10 voltides, te olete midagi valesti rehkendanud. Nii et antud juhul 1,10 voldist standardkontsentratsioonide korral sai 1,04 volti siis nende kontsentratsioonide korral. Pöördülesanne, meil on siis hõbenitraat, on hõbeelektrood ja selline hõbenitraadi lahus ja alguses on meil 2 ühesugust elektroodiruumi, ehk siis mingisugust galvaani, no ta on galvaani element, aga ta annab meiega 0 potentsiaali, sest 2 pool on täpselt identne süsteem. Nii, ja lisatakse ühte elektroodiruumi naatriumkloriidi. Mis siis juhtub? Hõbe ja kloriid annavad kokku hõbekloriidi, me tegime hõbekloriidi sade, nii et kloriid või hõbejoone jääb tunduvalt vähemaks selles süsteemis ja mingi väike osa jääb küllastunud lahusesse ja me mõõdame, saame teada, et on potentsiaal 0,42 volti ja püüame teada saada, kui palju hõbedat jäi sinna lahusesse pärast seda, kui me enamikku olime välja sadestanud. See on meie reaktsioon, siin on tähistega V ja P pandud eraldi vasakus ja paremas, sest mõlemad on muidu hõbejoonid, lihtsalt nad on erinevate kontsentratsioonidega. Ja reaktsioon ei ole midagi muud, kui nende 2 hõbejooni kontsentratsiooni vahest meil siis tekib see potentsiaal. Arvutame jällegi reaktsiooni jagatise, paneme siia 1 arvu asemele, aga see on meie otsitav, nii et seda me ei saa panna. Ja avaldame selle LNQ Nernsti võrrandist. Tuleb välja, et ta avaldub sellise avaldisega. Ja nüüd on meil olemas, näete, E. Nende arvude jagatis annab meile sellise. Ja saame logaritmi -16,34 ja siit saame Q enda 8 korda 10 miinus 8. Nüüd me saame kasutada seda avaldist ja arvutada siit siis välja hõbeda kontsentratsiooni ja selgub, et see on 8 nanomolaarne. Jällegi kontsentratsioon, mida mingi tavalise tiitrimise või sellise meetodiga oleks peaaegu võimatu mõõta. Kuidas nanomolaarset pean kinni püüate, eriti kui kogused on 10 ja 10 milliliitrit. Aga siis elektrokeemiliselt on võimalik, näete, nii madalaid kontsentratsioone määrata ja muide seda kasutatakse väga palju ära, praegu on olemas ioonspetsiifilised elektroodid. Aparaat on mingi siuke väikene karp, nagu taskuarvuti või mobiiltelefon, sealt tuleb juhe välja, pulk on otsas, pahtakse vette või mingisse lahusesse ja aparaat näitab siis vastavalt sellele, mis elektrood seal otsas on, näitab ühe või teise iooni või aine kontsentratsiooni.
Selliseid elektroode võib osta kümnete või isegi sadade erinevate ainete määra, mis igaüks seal eraldi maksab, aga põhimõtteliselt siis sellised ioonselektiivsed elektroodid, see on tänapäeval väga levinud viis, eriti kusagil välitingimustes mõõta, et kui see riistapuu on veel kompaktsem, see kõik ühe seadmega ongi niisugune pulk ulatub alt välja, panete vette või kuhugi lahusesse, kohe üleval näitab numbrid. Et seda sorti riistapuud on tänapäeval hästi levinud igasugustes keskkonnauuringutes ja kus iganes, aga miks mitte ka teaduslaboris. Enamasti on seal mingid eritingimused ja tehakse teistmoodi asju, aga põhimõtteliselt siis. Nii et põhinevad kõik see samal ideel, et tehakse galvaani element nii-öelda selles väikses süsteemis ja mõõdetakse ära mingisugune elektroodi potentsiaal, aga kui on kohe arvuti sees, ta näitab teile juba kontsentratsiooniühikutes seda tulemust. Muide, pH-meetrid on ka sama põhimõte, meil oli pH-meeter siin vähemalt pildi peal nädal või paar tagasi, siis see on täpselt sama idee. See on siis vesinikjoon ja suhtes tundlik elektrood. Nii, mõni sõna ka elektrolüüsist. See on siis galvaani elemendi pöördvariant, see, kui me laseme voolu läbi ja tahame, et toimuks elektrokeemiline protsess. Erinevalt galvaani elemendist siin väga sageli saab hakkama ilma selle poolse vaheseinata. Mitte alati, aga väga sageli on võimalik lihtsalt ühes lahusest saada kätte mõlemad komponendid. Siin on näide magneesiumkloriidiga. Magneesiumkloriid sulab, ma peatus kõrge temperatuur ja arvatavasti mitte hirmus kõrge temperatuuril. Nii et siin on meil siis sula magneesiumkloriid ja lastakse siis läbi elektrivoolu. Ja muide siit on pärit mõisted katioon ja anioon. Katioonid lähevad katoodile, anioonid lähevad anoodile. Sealt on need mõisted omal ajal tulnud. See protsess ei ole spontaanne, muidu kui peab sealt voolu läbi laskma. Ja seda ma juba ütlesin ja konkreetselt selle magneesiumi protsessil on isegi nimi, see on Downsi protsess, arvatavasti tema leiutaja nime järgi. Siin on siis vastavad reaktsioonid ja nüüd on meil, näete, anood positiivne, katood negatiivne, sest et need nimetused on kokku lepitud oksüdeerumise, redutseerumise järgi, mitte plussi ja miinusse järgi. Ja kasutatakse seda magneesiumi tootmiseks. Saadakse kloori ka kõrvalproduktina ja eks seda kulub ka kusagil jälle ära. Nii et saab siis korraga kahte asja müüa. Selleks, et see mittespontaanne protsess toimuks, tuleb rakendada piisavalt kõrget pinget ja seda nimetatakse siis ülepingeks. Tõesti, mitte liiga suur olla, siis seal hakkavad lisad kaod ja kuumenemised, see on alati optimaalne ülepinge, mille puhul siis kõige efektiivsemalt see protsess toimub. No siin on teine näide, see on vee lagundamine, jah, just kõige ajalooliselt juba tuntumaid meetodid vesiniku saamiseks lastakse veest läbi elektrivoolu. See reaktsioon hakkab toimuma 1,23 voldi juures, aga selleks, et seda efektiivselt teha, kasutatakse umbes 1,8 volti, nii et 0,6 volti üle pinget. Nagu ma ütlesin, sõltub alati ka konkreetsest seadmest ja seal on alati mingisugused plussid ja miinused, kasuteguri küsimus, tootlikkus ja kasutegur vist on omavahel nii-öelda vastassuunalises sõltuvuses tihti. Nii et seal ei ole väga lihtsaid lahendusi, aga selline alla 1 voldi ülepinge on sageli kasutusel. Nii, ja selle peatüki me lõpetame ühe elektrokeemia seisukohalt väga praktilise ja olulise alateemaga, see on korrosioon. Raud roostetab, kõik olete sellega mingimisi kokku puutunud ja muud materjalid samuti kipuvad lagunema keskkonna toimel. Nii et korrosioon on siis metallide soovimatu oksüdeerumine. Osad teadlased hõlmavad kõiksuguse soovimatu lagunemise kuni välja selle mõistega, aga jääme siinkohal metallide juurde.
Korrosioon enamasti toimub niiskes keskkonnas. Kõik te teate, et toas raud võib püsida päris kenasti, pange õue vihma kätte ja minge kevadel vaatama, kui on enam mida vaadata. Nii et seal on siis oluline vahe. Tegelikult see poolreaktsioon, mis meil rauda ja ka nii mõndagi muud ainet metalli hävitab, on kirjas siin. Vesi kui oksüdeerija võtab enda juurde 2 elektroni, tekitab hüdroksiidioone ja vesinikku. Seda vesinikku me ei näe, ta tuleb nii vähe, et seda ei pane enamasti üldse tähele, et seal mingit gaasi ka eraldub. See on -0,83 volti, ei ole just mingi hirmus potentsiaal, me nägime, et meil olid ka see -3-ga, eks ju, mõned fluorid ja asjad, just liitiumid ja need on, fluorid on plusspoole peal, jah, liitiumid, need on miinuspoole peal, nii et see on siis, siin on see reaktsioon. See on mõõdetud muideks pH 14 ehk ühemolaarsest leerisse lahuses, sest siin tekib seda jooni, see standardolek on ühemolaarne. Nesti võrrandiga saab ümber arvutada, neutraalses vees on asi isegi natukene veel tagasihoidlikum, -0,42 volti. Aga nüüd vaatame rauda. Raud 2+ liidab 2 elektroni rauaks, selle pöörreaktsioon on tegelikult see, mida me vältida tahame. Me ei taha, et raud läheb üle raudioonideks. See on -0,44 volti. Need on väga lähedased arvud. Ja tegelikult raud puhtas hapnikuvabas vees ei korrodeeru. Kui teil on raudtorud toonud majja vett, ma ise elan Nõmmel, meil nüüd vahetasime plasttorude vastu paari aasta eest välja selle maa-aluse süsteemi, aga teda kohati kaevati lahti, ta oli päris viisakas seisukorras ja ta oli sinna pandud kunagi enne teist maailmasõda. Nii et raudtorud kuivas pinnases pealtpoolt, seespool on suhteliselt tavaline joogivesi, elavad väga hästi päris pikka aega. Halvaks läheb asi siis, kui meil on lisaks veel õhuhapnikku ligipääs, on tüüpiliselt niiske õhk või mingi märg pind kusagil looduslikes tingimustes. Ja nüüd tuleb meil mängu näete tunduvalt tõsisem oksüdeerija pluss 1,23 volti, see on siis hapnik koos vesinikioonidega. Võtab tervelt 4 elektroni ära ühe molekuli kohta, tekib vesi. Jällegi neutraalse pH juures pole asi nüüd nii hull, aga ikkagi pluss 0,82, miinus 0,44, see annab kokku mingi 1,2 ja peale volti. See on juba täiesti arvestatav elektrokeemiline reaktsioon. Nii et niipea kui meil on õhk, vesi ja raud omavahel kokkupuutes, nii meil roostetamine algab. Ja see selle probleemi nii-öelda elektrokeemiline taust siis siin ka ära toodud on. Siis, kuidas see praktikas toimub, siin on meil see hall on raud, selle pinnal on meil veetilk, te olete selle laua vihma kätte jätnud, hapnik siis lahustub õhust, natukene seal veetilgas ja võtab oma 4 elektroni ja kus tal nad võtta on, ta võtab nad raua pealt, näete, raud läheb üle, on juba 2 ja 2 juurde pandud tasakaalus ja võtab siis rauast elektronid ära ja lähevad need raudioonid meil siia veetilga sisse, meil tekib raudioonide lahus, on summaarne reaktsiooni võrrand, põhimõtteliselt raud ja hapnik, tekivad rauaioonid ja vesi. Nüüd edasi, raud 2 õhu käes ei ole ka kuigi stabiilne, nii et see omakorda reageerib edasi analoogse reaktsiooniga, siin on ta meil poole väiksemana lihtsalt kujutatud, et kõik need klapiksid, kui meil siin oli 2 rauda, siin on 2 rauda, nii et tuleb veel pool sellest reaktsioonist juurde, moolide arvu mõttes pool, ja see hapnik oksüdeerib meie raud 2 raud 3-ks. Praktikas raud 2 hapniku juuresolekul ei ole üldse stabiilne, see reaktsioon toimub hästi kergesti. Ja siin on jällegi summaarne siis sellest oksüdeerumisreaktsioon. Ja nüüd edasi raud 3 lahuses ei ole ka
kuigi püsiv, nimelt siis ta moodustab sellise raudoksiidi hüdraadi ja see on nüüd see pruun asi, mida me tunneme rooste nime all tegelikult, see on siis raudoksiid. Selle käigus meil eraldub 6 vesinikkiooni ja kui me nüüd selle kokku liidame, näete, need 6 vesinikkiooni meil parasjagu kuluvad siin ära, näete, 4 vesinikkiooni ja 2 vesinikkiooni, nii et see punktiirjoon siin näitab, kuidas see tsükkel sulgub ja kõik see asi käib kenasti ringi ratast edasi, õhust tuleb hapnikku peale, kuni see veetilk seal on, tekib kõigepealt raud 2, tekib raud 3 sadeneb roostena ja põhimõtteliselt, kui see asi kestab piisavalt kaua, lõpuks meie rauatükki enam ei olegi, ongi ainult mingi roostehunnik. Nii et summaarne reaktsioon on siin meil kõige all, tahke raud ja hapnik ja vesi tekib rooste. Nii et selline on siis see protsess summaarselt, aga tegelikult see on elektrokeemiline protsess. Ilma vee juuresolekuta kuiva õhu käes püsib raud väga hästi. On siin klassikalised näited, kusagil Indias on mingisugune kuulus sammas, mis on aastatuhandeid vana, mis on ülipuhtast rauast, see aitab ka kaasa, et see protsess oleks aeglane. Keegi ei tea, kuidasmoodi nad ammu selle ülipuhta raua tootsid. Selle kohta vist ei ole siiamaani mingit mõistlikku selgitust, aga fakt on see, et ta on püsinud seal kuiv kliima ja puhas raud ja püsib väga hästi, väga pikka aega, aga pange mingi tavaline raudasi siin õue ja vaadake, kaua ta vastu peab. Mida siis tuleb teha? Korrosiooni tuleb tõrjuda. Eesti keeles on üks veider sõna olemas, see on korrosioonikaitse. Ma tungivalt soovitan seda sõna vältida. Muinsuskaitse, looduskaitse, me kaitseme midagi, mida me tahame, et see alles jääks. Korrosiooni me ei taha, et ta alles jääks, nii et korrosiooni ei ole vaja kaitsta. Korrosiooni eest tasub kaitsta materjale või tasub tõrjuda korrosiooni. Ja mida selle jaoks siis tehakse? No tsinkplekiga on kõik kindlasti tuttavad, katused, eks ju, tähendavad on veel värvikihi all enamasti, aga igasugused muud tsinkplekkpang on kõigile tuttav nähtus tõenäoliselt. Kaetakse kas galvaaniliselt või siis sisse sukeldamise teel, mis annab paksema tsingikihi. Ja idee on selles, et tsink on aktiivsem metall, tema oksüdeerub ja see siis kaitseb rauda oksüdeerumast, jällegi välja kirjutada need poolreaktsioonid ja näidata ära, et niiskes keskkonnas eelistatavalt läheb tsink lahusesse ja mitte raud. See kaitseb täpselt nii kaua, kui see tsingikiht seal peal on, sest et ta siis pikkamööda hävib ja kui see otsa saab, siis hakkab ikkagi raud roostetama. Järgmine variant on niinimetatud ohveranood. See on siis teise metallitükk, mille me nüüd ohverdame selle teise asja heaks, raua heaks ja pannakse siis mingi magneesium, kõige tavalisem alumiiniumiga kasutatakse. Magneesiumist tükk selle rauatükiga füüsiliselt tuvitakse ta kokku ja see siis lahustub. Magneesiumil on veel see hea omadus, et magneesiumijoonid vähemalt mõõdukas koguses ei ole mürgised. Nii et seda kasutatakse veesoojendites. Kui teil on kodus elektriline veesoojendi, kui ta on niisugune väiksem ja odavamat tüüpi, siis on seal magneesiumanood sees või oli ja on juba ära lahustanud ja juba roostetate seestpoolt see asi. Seda tuleks vahetada iga mõne aasta tagant, aga ma ei tea, kui paljud seda teevad. Igal juhul tasub selle vastu huvi tunda, kuidas niisugune riistapuu kodus on. Järgmine variant on passiveerimine. Tihti on mingid tööriistad on täiesti musta värvi, on küll rauast, aga mitte läikiv hõbelised, vaid on niisugused tumehallid või peaaegu mustad. See on siis passiveerimine. See on põhimõtteliselt oksüdeeritakse mingi spetsiaalse lahusega teda nii, et paks tihe oksiidikiht tekib. Ta ei olegi nii paks, aga ta on väga tugev. Ma olen püüdnud seda maha nühkida mõnikord raua pealt, see on tõsine töö. Nii et ta on seal väga kõvasti peal kinni ja samuti siis fosfateeritakse, see on siis fosfaatidega, tekitakse niisugune fosfaadikiht peale. Odavamalt kipsikruvid on ka musta värvi, on fosfateeritud. Osad autokered muideks värvi all on fosfateeritud, kallimad on tsingitud tavaliselt. Ja siis ongi lihtsalt mehaaniline kontakt, õhu ja vee ligipääsu piiramine.
Värvimine kõige tavalisem asi, raudased on tihti mingit värvi, mitte ainult sellepärast, et ilus oleks, aga ka sellepärast, et nad ei roostetaks. Ja võib katta ka metallikihiga, näiteks kaetakse konservikarbid nii seest kui väljast tinaga. Näevast plastikiht veel omakorda peale. Tina on üks pääseid metalle, mida on lubatud toiduga kokku puutuda, ta ei ole kuigi mürgine. Ja seal on see huvitav efekt, et kui see konservikarp eriti avatuna, kus juba servast on see raud paljastunud, jääb kusagile loodusesse, ta üsna kiiresti roostetab, sest et tina erinevalt tsingist on rauast passiivsem metall, nii et see galvaani element hakkab tööle niipidi, et see aitab kaasa selle raua roostetamisele, mis on võib-olla isegi hea. Konservikarbid ei peagi põõsa alla vedelema jääma. Muidugi nad ei peaks sattuma kõigepealt, aga kui nad sattunud on, siis nad roosetavad üsna kiiresti. Ja inhibiitorid, mäletate, me rääkisime kunagi katalüsaatoritest, inhibiitor on siis katalüsaatori nii-öelda vastandaine, mis takistab protsessi ja seda saab kasutada sellistes kohtades, kus see vedelik ei vahetu, tähendab, te ei võõpa oma haamrit inhibiitoriga üle, aga kui te toodate ja müüte haamreid, siis need on vahel niisuguse paberi sisse mähitud, niisugune pruun imelik, veidi nagu rasvane paber, vaat see on inhibiitori lahus sees. Või kui teil on suletud süsteem nagu automootori jahutusvedelik, selle üks komponent alati nagu korrosiooni inhibiitorid, et siis tagada selle mootori pikem eluiga.